tere hommikust ja tere kaunist detsembrikuud, kuigi käes on juba 8. detsember. Uskumatu. Ja kuigi mul siin toas, issand, ma loodan, et mind on näha, ma ei ole nii kaua filminud, et mul on isegi natuke imelik, aga kohe räägime sellest ka lähemalt. Aga ma tahtsin öelda, et kuigi siin toas on päris hull jõuluvaib, siis väljas on nagu kõige rõvedam sügisilm ever. Täiesti pime, hall, vihma sajab. Et siin kodus on päris mõnus olla. Igatahes tere hommikust, kell on saamas kohe 10 ja tegelikult mul hakkab kohe kool, mis on küll seekord õnneks veebis. Ja seepärast mul on olnud rõõm siin hommikul kodus olla ja magada, väga kaua magada. Ma magasin täna kella 8-ni. Kõik toimetused lastega hommikul tegi Mihkel. Ja see on siis lühidalt tegelikult ka üks võib-olla sissejuhatus sellele, et miks ma ei ole nagu pikemat aega ühtegi videot filminud, sest et lühidalt öeldes ei ole tahtmist ega viitsimist olnud. Ja mis tegelikult ma arvan tuleneb ikkagi sellest, et kui ma märtsikuus neid videoid siin tegema hakkasin ja filmima hakkasin, endale kõrge eesmärgina seadsin iga nädal vähemalt ühe video välja panna, siis sellel hetkel ma tegelikult ju täiskohaga ei töötanud. Ammugi mitte, mul ei olnud isegi mõttes sellel ajal veel, et ma läheksin kooli. Nii et pean oma nagu ootusi natukene nüüd juhtima selles osas ja aru saama, et kõike lihtsalt paratamatult ei jõua. Ja ma arvan, et keegi meist ei taha vaadata tagasi videole, mis näeb välja niimoodi, et oi, hommikul alustan, tere hommikust ja siis õhtul jõuan, oi, ma ei jõudnud jälle täna midagi filmida ja jälle tere hommikust. Et sellised need vahepealsed videod siin juba välja nägid ja ma ise tunnetasin ka, et see ei ole päris see. Aga ma täitsa ilma teid ka ei taha jätta, sest minu 2 suurimat fänni, minu lapsed, vaatavad neid YouTube'i vlooge nagu kõige suurima õhinega üldse. Neile, isegi Leo, nagu, nüüd ta juba saab nii palju rohkem aru, ta räägib nii palju, et tal on lihtsalt nii huvitav ennast ja meie pere siis nagu sealt ekraanilt ka vaadata. Et sellepärast ma mõtlesin, et ma täitsa maha seda projektikest enda jaoks ei kukuta. Aga ma võtan teid nüüd sellesse nädalasse kaasa, sest et mul on olnud väike hingetõmbepaus. Ma magasin nädalavahetusel päris palju ja mingid kooli asjad hakkavad ka nagu natuke ühele poole saama, kuigi eksami nii-öelda sessioon on alles ees jaanuaris, siis väga suur hulk on juba tegelikult ka tehtud või eeltöö vähemalt on tehtud. Ja ma tunnen, et ma saan nüüd vaikselt minna äkki sellele jõululainele ka. Et meil siin nädalavahetuseks on juba päris toredad plaanid, et Mihkli pere tuleb meile külla ja peame siis juba 3. adventi ja äkki lähme jõuluturule. Ma nagu siiralt loodan, et see ilm on natuke parem kui täna, sest see on lihtsalt, ma ei tea, ma olen üks põhjuseid, miks mu energiatase viimasel ajal on nagu nii maha käinud. On päriselt see pime aeg lihtsalt, sest et kogu aeg on nii pime. Ma lähen tööle kell 8, on kott pime. Ma tulen koju peale 5. Pole nagu 0 grammi valgust ja siis see päevane valgus on ka selline, et ei ole kellegi valgus. Et kuidagi see novembrikuu oli minu jaoks väga raske. Nii, aga Mägi tahab õue saada, nii et ma näitan siis, mis ilm meil siin õues on. Ja tegelikult ma pean kolima nüüd kontorisse ka, sest et mul hakkab kohe
tund. Ja issand jumal, ma olen välja nagu ma oleks mingi kuradi 80ndate muusikavideost välja astunud, juuksed ka. Juuksed, näo, noh, kõik on nagu nii pekkis selle ilmaga, et mõtlesin, keegi koputas. Et jah, aga mul on hea meel nagu siin tagasi olla ja ma kuidagi tunnen, et nagu nii hea tunne on teiega siin jälle olla, nii et ma loodan, et teist mõni ikkagi veel siin on ja neid videoid vaatab. Ma ei tea, mul on lihtsalt nii suur austus nende vastu, kes seda vlogmassi veel teevad, sest tõesti mul ei ole isegi aega YouTube'i põhimõtteliselt avada ega videoid vaadata, nii et ma mingi hetk, kui mul tekib natuke rohkem aega ehk, siis ma ikkagi vaatan neid teiste vlogmasse järgi ka, et no see on ikka rets töö, nagu ma ei tea, iga päev üks video välja panna. Crazy, nagu kui sina vaatad kellegi vlogmassi ja sa ei ole mingil põhjusel tema kanalit subscribe inud või mingil muul moel teda kuidagi nagu toetanud, siis mine tee seda kohe, sest et see, kuidas niisama entertainmenti pannakse meile sinna YouTube'i üles ja nii vahetut ja toredat ja ägedat, siis see vajab täiega tunnustust minu arust, sest see on mega suur töö. Ma ei ole jõudnud nädalas ühte videot üles panna, et aplaus neile. Nii, aga ma olen juba täpsemalt peaaegu 7 minutit siin rääkinud ja ma arvan, et ma siit midagi ka välja ei suuda lõigata, siis lähme selle tänase päevaga lihtsalt vaikselt siin edasi. Äkikene. Õudne ilm. Täiesti väga ilm. Murväärt. Õudne. Äkikene. Mäike. Vaadake. Leole tõi see lasteaia jõulumana siis või päkapikud tõi sellise raamatu. Ja see on lihtsalt nii äge raamat, et kui keegi tahab näiteks oma lapsele osta või midagi, siis võib guugeldada, kust seda saab. Ma ei ole seda ise teinud muidugi, aga Leol on tänu sellele raamatule nii palju ägedaid uusi sõnu tulnud, sest ta kogu aeg küsib, mis see on. Nii et siin on nagu nii palju juttu, mida rääkida ja pilti, mida kirjeldada ja see on mingi täielik hitt. See raamat on olnud mingi täielik hitt meil siin kodus juba, ma ei tea, mitu õhtut. Nii et jah, mõtlesin, ma vist jagan seda ka, sest see oli siin lihtsalt. Üldse Leol on, kui me siin vahepeal olime juba natuke mures, et kuidas tal selle rääkimisega ikkagi täpsemalt on ja kas me peaks juba midagi tegema, sest et ta oli selline pigem napisõnalisem võib-olla. Et ma mäletan, Brianna hakkas lihtsalt nagu suhteliselt ruttu rääkima, aga nüüd viimasel kuul või isegi nagu viimastel nädalatel on ta nii palju jutustama hakanud ja nagu täiesti lausetega, et nüüd on nagu vastupidi, et ei jõua seda ära kuulata, sest kogu aeg on vaja küsida, mis see on? Mis see on? Mis see on? Küsib mingi 150 korda päevas. Nüüd me sõidame siit lasteaeda ja siis meil on siin mingid traktorid seal lasteaia pool nii-öelda ja siis seal ehitatakse ühesõnaga ja siis ta küsib iga hommik 10 korda. Mis see on? Siis me ütleme, see on traktor. Siis ta ütleb traktor. Siis ta küsib uuesti, mis see on? Selle sama traktori kohta. Siis neid on seal nagu järjest tuleb mitu tükki. Et sellised hommikused sõidud on meil siin olnud. Mis see on? Vot, ma siin torman ringi praegu. Ma võtan kohvi kaasa ja siis liigun üles kontorisse. Sest et kell on 3 minuti pärast 10 ja mul on kohe tund peal ilmselt. Vot, ja see kestab
vist mingi paus äkki on ka vahel, aga ma mõtlengi, et ma võtan mingi šokolaadi endale sinna ka. Jõhker mingi šokolaadide isu on ka nagu viimasel ajal nagu tulnud. Ma räägin, pime aeg lihtsalt nagu, issand, see lamp ripub siin. Fiksi. See pime aeg lihtsalt on olnud see aasta minu jaoks väga raske. Väga raske. Nii, aga ma nüüd olen siin käed ja ma pean värava lahti tegema, nii et ma näeme üleval. Nii, tuleb välja, et mul on 10:15, mis tähendab seda, et mul on 10 minutit aega ja ma mõtlesin, ma kähku vähemalt natuke föönitan neid juukseid, sest et ma ei tea, mis siin toimub. Tule tagasi. Võta autoga. Jah. Leo. Kuidas lasteaias läks? Jah, hästi või? Kas sul läks hästi? Kas ma võin enda näidetist Räägi. Tule räägi. see minu peale ehita. Et meil oli selline näide. Auto. Meil oli selline näide. Ma olen nii väsinud. Meil oli selline näidend. Mitte ma keeran teist igavene süüdistada. Ma panen sulle siia riisi. Ma panen natuke veel. Siin on sul riis. Riis. Natuke väärtisi. Nii, kohe saad. Nüüd tuleb sulle siia kana. Kana. Mida tegi sulle sellised tükikesed. See on väga maitsev. On ju väga maitsev. Ja siia kõrval tuleb veel sajaviil. Jah, seda. Asjad. Siis on see sul, et see on parem. hommikust. Mulle meeldib, et ma näitasin seda filmisin seda võileiva tegemist, nagu see oleks mingisugune, nagu ma oleks koogi valmis küpsetama. Sorry, see kohvimasin. Ühesõnaga, kell on jälle 10 saamas ja mul algab kohe kool. Siis ma tõmban selle korra lähemale. Ja ma ei tea, kuidas teil läheb, sest mina ei saa hommikuti vapsi üldse üles enam. Siia pealest ma mõtlen ennast kiiresti. Ops. Aga jah, kell on 15 minutit pärast 10, nii et ma kohe kolin oma asjadega teise tuppa. Andsin endale kiiresti midagi näkku, sellepärast et lihtsalt see kuni on, et ma oleksin täna terve päeva lihtsalt, kui mul ei oleks
erinevaid kohustusi. Vot nii. Aga jah, täna on mul kool umbes 6-ni ja ma üritan samal ajal ka tööd teha, nii et vaatame, kuidas see õnnestub. Siis ma mõtlesin vitamiine ja siis ma vaatasin, kus Mäkki on, ma näitan teile ka. Nii armas lihtsalt. Oodake. Ai, mis sa said? Mis see on? Mis Päkapikk tõi? Jaa, Päkapikk või? Isa. Kas Päkapikk tõi? Okay. Ja mis te? Isa. Paneme sussi tagasi või? Joo. Jah, okei. Aga mis ta tõi? Jah. Kas ta tõi Barni või? Manne. Barni tõi, jaa. Saa. Selle paneme tagasi? Okei. Kas sa tuled diivanile pikutama või? Joo. Tuled või? Padi jäi sul maha? Padi jäi maha? Padja ka võtma siis, kui tahad siin pikutada. Võtsid minu padja hoopis või? Ai, kus sul ai on? Ja palun. Need kõik siia, jah? See ka? Ise või? Kinni, jah? Aua multikat, jah? Mis elu sina elad, väike mees? Ai. No, mine pikali. Ei ole kõige paremini või? Nii on mõnusam. Kiti. Nii on mõnus, jah?
sellega peale. Tahaks näha, et sa siit poole tunni pärast või tunni aja pärast tõused. Tšau, tšau, Annale. Leo. Leo, kohe. Tere, tšau, tšau, Annale. Tšau. Anna läheb. Tšau. Ei. Vabandage, pange kinni. Siin viime pessu kohe. Jah? Ühesõnaga, tere hommikust. Meil on siin väga argipäevane hommik. Leo on vahepeal riided selga saanud. Leo! Ühesõnaga, Brianna läks just kooli. Ja ma siin joon kiirelt kohvi ära. Võtan ära oma vitamiinid, et ma neid ei unustaks, sest et see D-vitamiin väga vajalik praegusel hooajal. Kell on praegu 7:44. Nii, ühesõnaga ma peaks mingi 10 minuti pärast uksest välja astuma. Leo, kas sa oled valmis välja astuma 10 minuti pärast? Ühesõnaga, oota, ma panen teid kuskile peale, et ma saaks need vitamiinid äkki ka ära võtta. Nii, teeme niimoodi. Pum. Pum. Nii, vesi. Ja vitamiinid, kuigi jah, kohviga vist ei ole neid kõige parem võtta. Selles mõttes, et samal ajal, kui oled kohvi joonud. Ma ei mäleta, kus ma seda kuulsin. Siis on need klögipudelid seal taga. Nii, issand, see valgus on siin natuke paha. Igal juhul, miks siin siukest valguse triip jookseb appi, kui häirib see? Oota, ma panen selle kinni. Läks paremasse. Sorry. Panen nii pidi siis äkki. Niimoodi. Igal juhul meil on siin väga argipäevane hommik. Issand, see käpapatrull, ma panen selle valtsima, sorry. Aga kui välja arvata see, et Mihkel vist jäi haigeks, nii et ma täitsa läbi omadega ja magab. Ehk siis, kui mina siin paar päeva olin revist natuke väljas, ma isegi ei tea, mille pärast, kas see oli lihtsalt mingi väsimus või oli mingi, ma ei tea, haigustulemus või midagi, aga igal juhul ma olin 3 päeva olin ikkagi niimoodi, et selline väsimus, et täiesti ulme. Aga täna ma ärkasin omale tavapäraselt kell 5 ja mul oli täiesti fine. Nii et ma ei tea, elu kuidagi korrigeerib niimoodi, et nüüd siis kohe on Mihkel omadega outis. Vot, aga mul on täna päris kiire tööpäev. Loodan, et ma jõuan enne poest läbi, sest ma ei jõudnud kodus midagi süüa, nii et ma tahaks vähemalt midagi kiiresti nagu haarata. Mis veel? Ühesõnaga, mul on jah, päev on nii-öelda triiki täis, aga ma pean siis kuidagi arvestama, et ma jõuaks ise Leole, issand, mis siin toimub. Ma jõuaks Leole kindlasti ise järgi ka, sest et praegu ei saanud Mihkel isegi voodist püsti, ta ütles, et keha on nagu nii valus. Nii et ma pean sellega ka arvestama. Eile ma siis, ühesõnaga, mul oli see kool, on ju, see põhimõtteliselt kestiski 6-ni, sest et me tegime seal eksamiks valmistavaid nii-öelda harjutusi ja ma ei suutnud ennem lõpetada, kui need kõik on tehtud. Ja sellega natukene läks aega,
ja siis ma hakkasin ühte teist eksamiks valmistavat mingit esitluse tööd või midagi valmis tegema ja siis ma hakkasin selle kohta uurima ja see oli nii põnev ja siis ma jäin vaatama ja siis nagu ma lõpetasin vist mingi 10:30. Nii et unetuite väga palju ei tulnud, aga kuidagi indu ja motivatsiooni on nüüd üle viimasest aja nagu vaates nii-öelda siis kuidagi tõusnud jälle. Aga no vaatame, mis seis seal tööl on, sest ma pole 2 päeva tööl käinud. Selles mõttes, et koha peal pole käinud, sest koolis olen käinud. Aga tööd olen ikka teinud. Ühesõnaga, ma võtan endiselt D-vitamiini, kui kedagi huvitab, omega-3 ja ashwagandat. Ja kui on meeles, siis võtan õhtul ka magneesiumi. Jah. Tuled ka siia või? Tahad näita ennast ja? Enne kui lähme lasteaeda. Tule näita. Tule siia. Tahad istuda või? Ei hakka istuma. Tule siia. Tule näita siia. Ops. Näita. Ei tohu. Ei tohu. Olgu. Ei pea. Olgu, aga me toimetame siin kiirelt edasi. Ütle tšau. Tšau, sõbrad. Tšau, sõbrad. Kas teil ka päkapikud käivad küsi? Jah. Sul käivad, jah? Sul käivad või? Kas sul käivad päkapikud? Nii, ma hüppasin siis kiirelt koobist läbi ja võtsin endale kiire hommikusöögi. Ma olen nagu mingi 5-aastane, ma võtsin ühe selle kohukese, ühe jogurti. Siis kui sellest jääb väheks, siis mõne aja pärast ma söön ära ühe selle proteiini šokolaadi, ühe vee ja siis selle Peetri köögi pulguri krõbekanaga. See on mega hea. Väga soovitan, kes ei ole proovinud. Ja kes elavad siin kandis, siis ma soovitan seda ja seal on veel neid erinevaid kausse pardiga minu meelest ja krevetiga ja siis on mingisugune kanakauss või midagi sellist. Need on kõik ülihead nagu. Ma ei tea, ma söön nüüd peaaegu iga lõuna, võtan nüüd siit kaasa endale ja ma ei tea, mul pole siiamaani koppa ette visanud, nii et jah, aga nüüd stardime tööle, kõik lapsed on igal pool ära saadetud ja viidud. Otse lähme, otse, meil on auto seal. Tule, auto on seal otsa peal. Tere hommikust, meil on käes neljapäev juba. Ma siin, kell on mingisugune 7:30
ma kohe hakkan kodus startima. Aga kuna ma avastasin, et mul on täna üks koolitus, siis ma pean natuke oma kalendrit puhastama kiiresti. Nii et lõin siin korraks tööarvuti lahti ja teen need asjad ära ja siis stardime tööle. Ja Leo lasteaeda. Peana läks juba kooli. Ma ei tea, selle rõveda ilma juures on vähemalt see hea, et hommikul ei pea autot soojendama. Aga muus osas on ikkagi päris õudne. Noh, väljas on lihtsalt kottpime. Kas paneme sokid jalga? Ei taha? Miks ei taha? Auto. Leo, mis sul särgi peal on? Kes sul on särgi peal? Kes see on seal? Kes see on seal särgi peal? Kes see on? Aua! Enne? Tule alla nüüd. Meil kuskil neid autosid, jah? Vist ei anna. Hakkab minema. Hakkame minema. Sorry, ma näen väga räsitud välja, aga mõtlesin, ma näitan, et kui keegi ei tea, siis Pepkost saab osta 2 euro eest sellist piparkoogimaja mingit ehitamise komplekti, mis ei ole nagu piparkoogis tehtud siis või. Brianna on ühe juba kokku pannud, tal on tegelikult üks veel, ühesõnaga ta on siuke, et sa saad selle nagu kokku panna ja siis sa saad sellele nagu siuksed kleepsud peale panna. Ja see maksab 2 eurot. Minu arust mega äge asi. Nagu kõik need nagu terve see set on nagu olemas. Siin on nagu need kleepsud ja siis need küljed on ju, paned kokku ja siis saad neid kleepsi seal peale panna. Mõtlen lähemalt. Nii et kes tahab oma lastega midagi põnevat teha, ei pea väga ise mingi mäkerdama, kleepima ja selles mõttes mega muretu. Aga samas jumalast äge. 2 eurot maksab nagu, vatas. Jumala äge näeb välja ka nagu. Ma võin selle ju panna kaunistuseks endale põhimõtteliselt kuskile. Brianna on juba üks maja on, nii et nüüd tal on neid veel. Nendest saab põhimõtteliselt nagu mingi linnaku teha nagu kuskile, on ju. Võt, nii et minge piiluge Pepkosse, kes tahab, siis seal on. Ja seal on seda ka, ma näitan teile. Selline see kuusakene ka. Tegelikult saab vist seina peale panna, aga meil ripub see siin praegu. Et saad neid ära võtta ja siis tagasi kleepida. Siin on need krõpsud nagu. See on jumalast lahe. Sest seda on sättinud siin nii Brianna kui Leo, nii et selline väga universaalne ja jumalast äge näeb välja ka, nii et selline väike Pepko influencing. Issa ma ohisin juba palju, nagu mul oleks nii raske. Aga ei ole üldse nii hull, lihtsalt ma praegu nagu tunnetan seda tööpäeva intensiivsust ja väsimust siis korraga. Hommikul mul oli väga hea energiatasa üle pika aja, nii et ma olen lihtsalt natuke väsinud praegu. Võtta, kui ma siin jätkan seda köögi koristamist.
ja ootan siis neid tegelasi uuesti koju. ja kas sa oled selle vlogi superstaar? mis sul on seal? katki. mis auto see on? mis auto sul see punane on, Leo? ja näita emmele. kuidas sul lasteaias täna läks? Lähed opasse või? Ops. Tere, ops. Tere, ops, väike mees. Joo, sa oled nii armas. Sa oled mu beebi või? Sa oled minu beebi. Näita autot ka. Oo. Mis värvi see auto on? See on punane. Punane Porsche. Porsche, jah. Seitsest kõik teevad oleks mingi siksepäev. Siksepäev, ma ei tea. Sellel nagu ei olegi vist mingit normaalset tähendust, ma olen aru saanud. Lihtsalt on mis iganes seissi ütles. Ei, see ei ole sama. See on suurte inimeste, mis sissi ütles. Miks te nii naersid? See on niisugune nali, millest sa ei peagi veel aru saama. Okei, aga see, kas sa tead seda miimi või, kus üks tüdruk hoiab telefoni ja siis ta filter peal? Mis sa räägid? Mis ka? Igal juhul. Tere hommikust. Meil on käes laupäeva hommik. Kell on 8:30. Onju. Tere sõbrad. Tere sõbrad. Ja kohe kallis, oota, ma panen natuke teleka vaiksemaks. Igal juhul me ärkasime täna, mina ärkasin kell 7, sest et Mihkel lasi mul natuke kaua magada. Selles mõttes, et Leo ise ärkas mingi 5:30 või sellist. Nii et nüüd ma käisime koos duši all. Oli päris mõnus, on ju? Jaa. Käisin koos duši all ja ma panin ennast riidesse ja tegin endale ühe kohvikese. Sest mis meil täna plaanis on? Mis meil on plaanis? Alustuseks Brianna läks eile Pärnusse. Mihkli vennaga siis. Ja tuleb homme tagasi, sest et neil oli niikuinii plaan Mihkli vanematel siis homme Pärnusse tulla, et peame koos siis seda... Oot, ma pean siia poole istuma, siis sa oled siin pildis. Niimoodi, oota. Issand. Leon on siuke komme ka, et ta tassib kõik asjad siia hommikul niimoodi endale alla. Kõik nagu need, kellega ta magab. Pluss oma teki ja padja. Otsas, või? Ei ole otsas. See on siin küll veel. Ja siis ta tuleb siia lebatama. Igal juhul, jah, Mihkli vanemad tulevad siis homme Tallinnasse, sest pidime koos mingit... Jah, pidime koos 3. adventi tähistama. Ma ei saagi rääkida või? See. Ja sa oled siin, vaata, siin oled. Ja igal juhul. See on õun. See on õun seal peal. Igal juhul see on siis homne plaan, tänane plaan on, siis ma istun siia maha, siis sa oled siin taustal mul. Ops. Mingi auto ma pakun. Okei, nüüd see valgus on siin nagu way over the top. Aga igal juhul täna siis mul on vaja käia
Ülemistes? Jaa, sest et mul on teisipäeval üks tiimiüritus, mida ma ise korraldan selles mõttes. Ja me läheme spaasse. Ja mul ei ole ühtegi asja, mida sinna selga panna. Ehk siis nagu mingi tujumistrikood ega midagi. Nii et mul on vaja minna trikood ostma. Emmel on pats, jaa. Emmel on pats. Pats, pikk pats. Anna. Siin ei ole pats. Need on juuksed. Juuksed on need. Leo, kas sul täna ka väga pikk käis? Jaa. Käis, jah. Mis ta tõi sulle? Siis. Šokolaadi. Isse. Issi aitas sul lahti teha, siis saite süüa, jah? Muideks. Oodake. Ma olen kohe tulen tagasi. Eile, ühesõnaga, kas te teate seda Jänksi piparkoogi kohukest või? Ma olen nagu räme. Ma olen väga suur fänn. Aga seda on ainult, on ju, obviously aastas mingi 6 aega tuuakse see, 6 ajaks tuuakse see müügile. Sa tahad ka seda, jah? Sa polegi proovinud seda. Proovime koos siis. Ja, emme teeb lahti. Ma teen lahti, on ju. Ja siis, ühesõnaga, eile ma sain Rimist viimase. Esiteks, need on kogu aeg otsas. Aga ma sain siit oma kodurimist sain viimase. Ja siis ma ütlesin Mihkile, et kui ta näeb päeval kuskil, et siis ta varuks neid. Sest need olid, ma mäletan eelmised aastad olid ka nii pandud, et need, issand, ma pean seda valgust natuke keerama, sorry. Nii. Ühesõnaga, need olid eelmine aasta, ma mäletan ka kogu aeg igalt poolt otsas. Jah. Jah. Emma aitab siin väga suur amps. Suu lahti juba. Leo. No on veel kõik šokolaadid koos. Söö nüüd. Rahu. Söö rahulikult. Ma annan sulle veel, aga söö suu tühjaks kõigepealt, eks? Kas sul maitseb? Võt, nii et... Ühesõnaga, selline plaan on. Kell on praegu mingi, jah, 3:09 saab kohe. Nii et me siin natuke lebotame. Ja siis mingi hetk tuleks käia Ülemistes ära. Siis mul mingi pleksin. Kuule, mingi ime läbi sai sind kärusse. Issi ka tuleb, issi kohe tuleb. Hello! 1, 2, 3.
Issand jumal. Auto sõidab sellise pihta. Anna käsi sile. Kohe jooksulis. Ma olen nii väsinud. Leo, kas sa ka või? Aga me jõudsime mingi... Oh my god, palun vabandust. See ei olnud vist kõige ilusam vaatepilt. Jõudsime mingi pool tundi tagasi koju, kell on 8:30. Ja natuke sai ostetud. Sain mingisuguse... Sain riideid mingisuguseid särke ja tiksad Saarast ja... Oh my god, ühe mantli ja sealt... Anyway, ma olen nii väsinud ja Leo ei ole... Leo sai endale mingi hiiglasliku komplekti autos. Ja siis ta oli nõus seal imekombel seal käru sisegi istuma. Aga issand, mul nii räär tiiveldab, ma ei saa aru. Kõrva. Ma ei tea, ma ei ole eriti söönud ka muidugi midagi, et äkki selle pärast. Jukke asjad, üldse lõpp. Ma mõtlen, Mikkel läks nüüd uuesti poodi, toidupoodi, sest et Leo oli juba nii läbi omadega, et seal ei kannatanud, me isegi imestasime, et ta nii kaua kannatas seal poes olla. Aga ma mõtlen, et autod tulevad sealt. Vaata. Leo! Aga teate, ma mõtlen. Oh my god, vabandust. Teate, ma mõtlen, et ma vist siinkohal lõpetan selle vlogikese ära ka. Siis ma äkki jõuan selle homme kokku panna. Või ülehomme. Onju? Homme. Keda näita, mis sa said? Kaks autot või? Ahah. See on üks auto ja näita teist. Näita teist ka. Ahah. Kaks tükki. Kaks autot. Ära nüüd sinna diivani alla palun saada. Igatahes. Oh my god. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Ma loodan, et oli huvitav. Ja kui sulle meeldis, siis on väga tore, võid vajutada laipida. Ja kui sa ei ole veel subscribe'inud, siis võid mu kanali tellida ka. Ära sealt ülevalt alla viska neid autosid. Mis on isegi helikopter või? Väga lahe. Vot, nii et olge tublid ja ilust jõulukuu jätku. Ja loodetavasti näeme varsti jälle. Nii et olge tublid ja tšau! Tada! Tšau! Tšau!